Tervist, head vaatajad! Eetris on Ruudulipp. Tänases saates pakume teile kaadreid Kuressaare Supermotolt, Tridents Eesti meistrivõistlustelt, motocrossist Jõgeva küljelt Linnamäelt ning käime ära lisaks veel ka Pärnus autoringraja võistlustel. Päris saate alguses läheme aga Võrru, kus startis Eesti autoralli meistrivõistluste järjekordne etapp Lõuna-Eesti ralli 2009. Head vaatamist! Peale avapäeva hoidsid liidrirolli Ford Focus WRC-l sõitvad Georg Kross ja Kristo Kraag, kelle edu oli N-rühma Subarul sõitvate Ott Tänaku ja Raigo Mõlderi ees 7,2 sekundit. Kolmas koht kuulus soomlastele Sebastian Lindholmile ja Pertti Lahtinenile, kelle autoks Peugeot 206 WRC, ja kaotus liidritele oli 7,8 sekundit ning edu neljandal kohal platseeruvate N-rühma meeste Egon Toori ja Erik Lepiksoni ees 12 sekundit. N-rühma kiirematest pidid raja äärde jääma piduritest ilma jäänud soomlased Jukka Kaljalepo ning eestlased Margus Murakas ja Jaago Kuriks, kelle Mitsubishil olid siduriprobleemid. Tõsi, nemad järgmisel päeval küll jätkasid, kuid teise päeva hommikusündmused varjutasid kogu viimase aja Eesti rallielu. Lõuna-Eesti ralli teine võistluspäev algas paraku väga kurbade sõnumitega, kui neljandal lisakatsel kilomeeter enne lõppu sõitis rajalt välja ekipaaž number 1 Sebastian Lindholmiga roolis. Paraku lõppes väljasõit niivõrd õnnetult, et üks pealtvaatajatest, kes seisis pealtvaatajate keelualas, jäi autole ette ning hukkus. Korraldajad siiski rallit pooleli ei jätnud ning sündmused Võru ja Haanjamaa teedel jätkusid. Kaastunne hukkunu lähedastele ka Ruudulipu meeskonna poolt, kuid nagu öeldud, rallit otsustati siiski jätkata ja kui neljandal katsel jäi raja äärde tehniliste probleemide tõttu ka teine WRC auto koosseisus Kross Kraag, siis kerkisid Lõuna-Eesti ralli üld- ning N-rühma liidriteks Tänak Mölder, kelle edu pärast viiendat Võru linnatänavatel sõidetud katset oli Kaur Lepiksoni ees 23,5 sekundit. Eks ma ikka üldiselt sõidan tee peale, aga eks ralli värk ikka, eks ta on hooga vali üleval ja aga selles mõttes ei midagi hullu, et kraavis ei ole käinud ja ikka mööda teed, et kõik on hea. Oti selja taga oli aga heitlus tihe kui 5 meest. Sekundi sisse Kaur Lepiksoni edu kolmandal kohal olevate Saluri Lepa ees oli 3,2 sekundit ja eks mõlemad mehed olid valmis viimaseks 3 katseks. Ega meil nagu mingid liigsed enesekindlust tegelikult ei ole ja meil vigu tuleb sisse ja kuidagi oleme natuke rabedad. Me peame üritama natuke sirgemalt ilmselt sõita. Vahed selja taha on väiksed ja ette on üsna paras juba, et tuleb hakata vaatama rohkem selja taha. Kuid ega kaugele ei jäänud ka vennad Ahud, kelle kaotus Salurile oli napp 2,4 sekundit ja kuna piloot Ago oli auto ettevalmistamisega hõivatud, rääkisime kaardilugeja Kallega. Pikk vahe ja me nüüd siin enne viimast ringi muutsime natuke seadistust ja ilmselt läksime valele poole, et ei olnud nii hea sõit, et nüüd teeme tagasi ja proovime uuesti. Ralli ehk vast suurima üllatuse serveeris aga Raul Liets koos Andrus Toomiga. Avapäeva järel oldi 5. kohal, peale 5. katset oli koht sama ja kaotust Ahudele 3,1 sekundit. Sel aastal alles 3. sportrallit sõitev Raul oli siiski teise päeva algust ettevaatlikumalt võtnud. Võtsime algul natuke rahulikumalt, et teada saada, kuidas pidamine on ja kuidas teeoludega jälle hommiku sobivus on ja tegelikult olid paar niisugust ebamugavad mahapööret ja üks selline sikaani moodi asi metsasesse, mis ei õnnestunud kuidagi ja kaotasime sinna vähe aega. Et ei olnud see tulemus päris nii, nagu olema oleks pidanud. Kiired kohad nagu õnnestud, aga just need aeglaste kohtadega. Kaheveolistes oodati aga duelli Kaspar Koitla versus Urmo Aava. Viimane oli taas rajal kaheveolise masinaga Itaalias ja Motorspordis ettevalmistatud Honda Civic Type R-iga. Kahjuks jäi aga duell ära, kui nädal varem kõrgetasemelisel IRC Venemaa rallil kaheveoliste klassi võitnud Kaspar Koitla Honda mootor üles ütles juba avapäeval. Nii oligi Urmo koos Kuldar Sikuga peale 5 katset kindel kaheveoliste liider, edestades Priit Tollinat ja Eero Uustalut 19,4 sekundiga. Jaa, auto toimib väga hästi, et enda meeleolu on okei, et see enda sõidud on nagu vähe selliseid WRC momente nagu sees, et üritan sõita nagu WRC-ga, et siis see kohanemine natuke võtab aega. Klassi teisel kohal olnud Priit Tollina tõdes aga, et aegu saab võrrelda nii ees- kui tagapoolsõitjatega. Kergelt võrdleme Urmoga ka, et palju me nagu kaotame kilomeetrile sekundid, aga üldjuhul ikka peab tagant tulijad ka jälgima ja kohalikud poisse mitu tükki taga.
Tõepoolest, valvel tasus olla. 15 sekundi kaugusel olid kohalikud poisid Siim Plangi ja Marek Sarapuu ja siis veel 8 sekundi sees Martin Kangur, Mihkel Haug ning Kristjan Kelement ja Timo Kasesalu. Ebaõnn tabas aga linnakatsel Arvo Ojaperve ja Jarno Talvet, kelle sõit peale seda apsakat pooleli jäi. Viimasel 3 katsel aga ralli liidrid ei vääratanud ja eelmisel aastal 2 WRC auto järel 3. lõpetanud Ott Tänak koos Raigo Mölderiga tõid oma N-rühma Subaru 2009. aasta Lõuna-Eesti ralli üldvõitjatena finišisse. Edu teise koha ees oli peale 9 katset 49,7 sekundit. Teisele kohale oli aga lahing tõeliselt raju ja ootamatusid täis ja siin tõestus sellest läbi Kaur Lepiksoni sisekaamera. 70. Trampliin vasakviis miinus, panen 4 ära lõika. Enne ralli viimast 26-kilomeetrilist katset oli Kaur Lepiksoni edu Saluri lepa ees 6,3 ja Ahude ees 9,7 sekundit. Viimased kahjuks viimasel katsel eksisid ja jäid raja äärde. Saluri sõitis viimasel katsel Tänaku ja lätlase Egle järel välja 3. aja ja see oli Kaurist kiirem 7 sekundit. See tähendas nii N-rühma kui üldarvestuse teist kohta. Kaur Lepikson pidi taga leppima 3. kohaga ning kaotusega 0,7 sekundit. Egle hea aeg tähendas aga seda, et koos kaardilugeja Martin Sierumsiga kerkisid Läti poisid 4. kohale. 5. koht kuulus aga juba peale avapäeva sellele kohale justkui naelutatud Jeets Toomile. Nende ümber kohad muutusid, nemad aga hoidsid oma 5. kohta. 5-sekundilise kaotusega Jeetsile lõpetasid Lõuna-Eesti ralli esikuuiku sarnaselt eelnevatega N-rühma autol sõitnud Gert Uus ja Alo Ivask. N-rühma liidrina jätkab peale sõidetud 4 rallit Ott Tänak, kes sammub taas pika sammuga meistritiitli poole. Urmo Aava ja Kuldar Sikk olid üldarvestuse 7. kohaga kiiremad 2-veolised. Esikuuikust jäi neid lahutama 18 sekundit. Priit Ollina ja Eero Uustalu olid klassi teised, kaotus Urmole 50 sekundit ja Priit tõdes muiates, et kui sõit ideaalselt sujub, on Urmo stardis, kes klassivõitu võtta ei lase. Klassi 3. koht läks Siim Plangile Marek Sarapuule, kellel kaotust Ollinale 14,4 sekundit. Kuna aga sarja liider Kaspar Koitla siit punkte ei saanud, läheb seis ka selles arvestuses üsnagi põnevaks. Suures A-rühmas oli Marko Kasepõllul ja Rein Jõessaarel hea võimalus peale 2 WRC auto katkestamist noppida klassi maksimumpunktid ja nii mehed ka tegid, lõpetades üldarvestuse 10. kohal. Ka meistrisarjas jätkavad samad mehed liidritena. Rahvuslikus E-rühmas jäid teisel päeval tee äärde 2 kiiret meest, kes omavahel klassivõidu nimel heitlesid. Einar Laibaik ja Siimo Suvemaa katkestasid 7. katsel mootoriprobleemide tõttu ja Lembit Soe ning Tarmo Kaseorg sõitsid eelviimasel katsel rajalt välja. Nii võttis oma esimese E-rühma klassivõidu Rudolf Rohusaar koos Germo Grünthaliga, jättes selja taha vilunud tagaveosõitjad Marko Mätiku, Toomas Tauki ning Viljar Ventseli ja Kristjan Värvi. Järgmine meistrisarja etapp on juba septembris sõidetav Mulgi ralli, kuid ära jäänud Paide ralli asemel sõidetakse 22. augustil Rapla ralli, mis tõsi, meistrisarja etapp siiski ei ole.